sest me pooldame, et Euroopa Liit on rahvusriikide liit ka kaugemas tulevikus ja see tähendab, et Euroopa Liidu lipp ei välista rahvuslippe, vaid ta täiendab seda. Ja Eestil on loomulikult võimalus ka sellest välja astuda. Euroopasse saada on meiesugustel ikka väga raske, Venemaal meid veel teatakse ja seetõttu tulles rääkisin ka valitsuskoalitsiooni tegemiste all väga palju juttu olnud. Eelmine aasta, kui selle aasta eelarvet tegime, oli eelarve samal tasandil, kui ta oli varasematel aastatel ja opositsiooni koostööl. Keskerakond esitas siin parandused, teised opositsioonierakonnad tulid tegi siia parandusi. Ja meie ettepanek oli see 21 miljonit suurendada, mis lõpuks ka toetust saalis leidis. Kuid mis on piis meres? 21 miljoniga päästeametnike palgad tõusid 500-600 krooni võrra, nad on ikka täna kuskil natukene pealt 4000. See ei ole mehe palk, võtame veel maksud maha. Nagu viimasel minutil siis ärkasid, ei teavitanud potentsiaalseid eksportööre, et see jama on tulemas. Nii et selles mõttes on Luhamaal oluline roll. Ja mul on järgmine küsimus väga kuumast teemast ja küsitakse, kas ei peaks alkoholi vabaks kuulutama 23. juuni, jaanilaupäeva ja 31. detsembri ehk siis vana-aasta õhtu. Need on 2 suuremat joomapidu, reeglina joovad ka alaealised. Keeldude ja käskudega me siiski elu reguleerida ei suuda. Võiks ju edasi arutleda, keelame ära sünnipäevadel joomine, pulmades joomise, poissmeeste õhtud on läinud moodi. Keelde ja käske võib olla, kuid nad peavad olema mõistlikud ja kui riik ei suuda tagada seaduste täitmist, siis ei tule selliseid norme ka seadusesse panna. Et ma ei ole seda meelt, et jaanilaupäeva õhtul ja vana-aasta õhtul peaksime seaduste kaudu ära keelama šampuseklaasi tõstmise. Minul on küsimus. Valgas piiri ületamisel tervitavad Eestisse saabujad räämas hooned ja lagunenud kuurid. Kas see ongi, siin on öeldud welcome, ütleme siis tere tulemist Eestisse kampaania? Vaat seda nüüd Euroopa Liit kuidagi ei reguleeri, ega ka mitte Euroopa Parlament. Ma arvan, et see on ikkagi Valga linnavalitsuse küsimus, kuidas ta oma linna korda seab.